hakkasin nutma. Me läheme matkareisile. Google review'des olid inimesed kirjutanud, et good level of fitness recommended. Miks ma olen nagu suht nervous? Ma olen kõndinud mingi 5 minutit. Ma hingeldan nagu koer. Me pole isegi poole peal veel. Aga lihtsalt kõik panevad nii kiiresti meist mööda, aga ma tulen ennast nagu mingi luuser. Appi, kuidas mina sealt üles saan? Ega ma ei saa siit paremale vaadata praegu, mul on nii hirmus. Mul läheb süda pahaks. Oli seda kõike vaja nüüd praegu? Tere sõbrad, tore on teid näha. Klassik suvine käitumine minu poolt. Ma olen nädalaid siit kanalilt kadunud ja siis ma tulen tagasi millega? Järjekordse reisibloogiga. Jah, nii on. Ma teen oma tavapärast lennujaama rutiini, mis on alati Põhjala telist osta seda mango chia. Kellel hakkas kiire. Pudingut kookosega, see on nii maitsev. Nüüd te võite mõelda, et Maria, järjekordne reisivloog, ma ütlen teile üht. See reis, kuhu me lähme täna, on midagi täiesti omamoodi. Sellist tüüpi reis, kus ma kohe kindlasti ei ole varem käinud. Põhimõtteliselt me läheme matkareisile. Küll aga, kui ma ütlen, et me läheme matkareisile, kas me matkame? Absoluutselt. Ja me läheme reaalselt mägedesse matkama, mida ma pole kunagi teinud. Kas ma bukkisin väga luksusliku spaaga hotelli? Jah. Ja kas see võtab vähemaks minu matkakogemusest? Mina ütlen, et ei. Aga vaadake, osadel inimestel, kellele ma olen öelnud, et ma lähen sellisele reisile, on tekkinud segaduses pilk, et sa ei telgigi või? See on ikkagi järgmine pilotaaž, arvan mina. Abi, ma vaatasin seda klippi tagasi ja miks see on juba giving National Geographic? Mina taimede keskel, vaata. Mina oma krokodillimütsiga niimoodi taimede keskel. Peale 2,5 tundi lennukis ja 2 tundi autoga sõitu oleme me jõudnud oma esimesse sihtkohta Salzburgi, selline meie Humble hotelli toakene, väga armas. Me lendasime Münchenisse ja siis me tahtsime sõita täna öösel sinna kohta, kuhu me juba läheme matkama. Aga siis kõikides hotellides, kus me tahtsime ööbida, oli kirjas, et nad ei võta check-in'e peale kella mingi 10 või 11 ja reaalselt, et kui sa jõuad hiljem, siis parem otsi omale teine accommodation. Nii et me mõtsime seda kui märki, et vaadata veel ühte linna, miks mitte, ja peatumegi siis siin, aga ongi 9 sööks, siis homme vaatame linna ja ühesõnaga ma nüüd tahangi tegelikult minna magama. Tere hommikust, otse siit maja eest, kus sündiski Mozart. Ja me jalutasime siit peaaegu mööda, aga vaadake, siin ta on. Siin sündiski Mozart. Ja üldiselt magasime hästi ja nüüd täna ongi süke hommik, on süke turistihommik. Me tahame sinna lossi minna ja loodetavasti me saame sõita selle asjaga, mis viib niimoodi tippu. Sellepärast, et täna on ikkagi matkaeelne päev. Homme ootab meid ees reisi kõige suurem katsumus. Nii et ma täna ei tahaks kogu oma energiat ära kulutada ja ütlesi selle asjaga, näe, vaadake. Selle asjaga üles sõitmine tundub nagu üliepik. Oleme siin siis. Oh my god, miks see nii kiiresti liigub? Mida pekki? Juba jõudsimegi kohale, see kestis mingi 15 sekundi. Suurepärane. Näe, vaadake, sellega tulimegi. Ja kui kaunis vaade. Wow. Lõpuks ei olnudki seal Salzburgis täna väga kaua, sellepärast et õues on 35 kraadi. Auto näitab praegu 37,5 kraadi. Ma kõrben. Siis me vaatasime natuke ringi, aga mitte pikalt. Ühtlasi mu kõht valutas samal ajal, nii et ma ei jaksanud mingit väga fancy't montaaži teha, aga nüüd me oleme teel ja tegelikult kohe kohal. Reaalselt ma lihtsalt võin jäädvustama, kui elevil ma olen. Kõige mingi haigemad vaated ja siis juba siia sõitas nagu oli mingisugune järv ja ma olin nagu, oh my god, järv! Ja ma tahan nagu kõigest pilti teha ja siis ma üritan endale meelde tuletada, Maria, see on alles algus. Oh my god, sõbrad, selline on meie hotell. It's giving loss, it's giving, ma tunnen ennast nagu printsess. Wow, ma olen nii elevil. Kui suur ja ruumikas ja fancy ja lahe tuba.
Vaadake seda hiiglaslik voodi, skotid spaasse minekuks. Meil on motherfucking rõdu. Oi. Selline imekaunis vaade. No lihtsalt võrratu, tegelikult lihtsalt võrratu. Praegu ongi veits siuke siesta aeg, kell on täpselt 4. Ma tahakski nüüd minna, ma ei tea, spaasse, chillida, puhata täna. Me just avastasime, et muidugi siin oli nimeline kaart. Ja mis tähendab ainult üht? Vaata, tead, mida tähendab, kui sul on nimeline kaart hotellitoas või? See tähendab, et sa maksid probably liiga palju, et siin olla. Ja kui saad aru, et sa probably maksid üle oma ööbimise eest, kui sulle jätakse nimeline kaart. Oh my god, sõbrad, ma olen siin spaas. Esiteks see on nagu nii suur ala. Siin on nagu full tavabassein, suur mullivann. Siis on terve eraldi nagu saunaala, kus kõik on paljalt. Mehed, naised koos, kõik on paljalt. Aga nagu väga palju inimesi ei ole. Ja siis siin on nagu väike aed, kus on labamistoolid. Me tulime ka nüüd õue, me oleme parjus ja see on perfektne. Me saime läbi ime jõe äärde sellise nunnu lauakese, kus me telime õhtusööki, aga siin oli teenindaja eest, ta käis kõikidelt laudadelt nagu mingid lillekesi ära korjamas ja siis ühesõnaga ta lakkas tema kukkuma, siis ta ütles oh shit ja siis ta vaatas minu poole, siis ma naersin, siis selle peale ta ütles üli salapäraselt the rain is coming, you know. Ja see nägi välja nagu, tead filmides nagu kohalikud on mingi yes, the monster is coming. Aga nali naljaks, vihma on vist päriselt tulekul, sest vaadake sinna. Oh my god, mingi suur vaablane. Ma ei saa, ma kardan erilasi nii väga. Õhtusöök söödud ja ma tahtsin teile näidata, et kui ma ei eksi, siis sinna tippu lähme me homme, kuhu praegu viivad vist need kondlid. Aga sinna meie matkame. Ma olen mõnusasti voodis juba varakult homseks absoluutselt kõik pakitud, et minna meie selle reisi peamisele matkale. Me siis üritame, või õigemini ma usun, et meil õnnestub ronida selle nagu area ainsa mäe tippu. Selle mäe nimi on juhuslikult Katrin. See kokku üles ja alla peaks võtma keskmiselt 6-7 tundi. Väidetavalt, nagu Google review'des olid inimesed kirjutanud, et good level of fitness recommended. Aga samas see ei tohiks olla midagi liiga hullu. Aga ma olen valmis, ma olen nagu tubli koolilaps, mul on matkakott pakitud, mul on riided homseks välja vaadatud, mul on kõik valmis, sest me peame ärkama kell 7. Nii et ma lähengi magama, näeme hommikul. Olete valmis jumpscare'iks või? Tere hommikust. Kell on 7 hommikul. Ja kui ma olen teiega 100% aus, siis ma ei mäleta, millal ma viimati elus ärksin kell 7 hommikul. Ma arvan, et see võis olla mingi paar aastat tagasi. Aga vaadake, see on siis see villa, on ju. Ja inimesed söövad seal õues hommikust. Kui nunnu. Vaadake, mul on juba minu matka outfit seljas. Oh my god, sõbrad, oleme kohal. Ja see, mis mu selja taga on, ongi see mägi, kuhu otsa me ronime. Ja miks ma olen nagu suht nervous? Ma olen suht nervous, sest ma olen igalt poolt lugenud, kuidas on vaja mingit füüsilist ettevalmistust, mida mul ilmselt ei ole. Aga vähemalt hommikusöök on söödud, matka outfit on seljas. Miks ma veits kordan nagu? Nagu ma ei suuda uskuda, et me jõuame tagasi 6 tunni pärast, at minimum. 6. Ma nagu teen 6 tundi järjest trenni või? Püha jumal, lähme. Okei, mida iganes, miks juba see kõige algus? No siit kaamerast ei ole nii väga näha, aga päris elus see on nagu räige tõus. Ja ma vaatan, et kõigil on kepid. Ja eile õhtul ma veel vaatasin, et kas peaks ostma kepid. Oh my god, aga juba mul on pulss juba punases selle vaatamisest ju. No nii, matka algas nüüd. Ma tunnen, et me liigume üles mäge. Nagu kas te näete või? Juba on mingi fucking trepid või? Kuulge, mida asja? Ma olen kõndinud mingi 5 minutit. Ma hingeldan nagu koer. Ma olen juba peaaegu libisenud. Ma tulin jooksutossadega. Ja me oleme 5 minutit kõndinud. Praegu läks asi väga tõsiseks minu jaoks. Me oleme 3,5 minutit kõndinud, parandan. Mida asja nagu? Ma ei võtnud arvesse, et me kõnnime nagu üles mäkke. Nagu terve aeg kõnnime üles mäkke või? Aga see pidi olema siiru-viiru. No nii update, me oleme kõndid 15 minutit. Ja nüüd läheb rada full metsa. Nagu vahepeal juba oli siuke suht nice. Ja nüüd läheb rada metsa.
Let's go! Into the forest we go. Vaadake, ma saan praegu aru, et mina mõtlesin, et matk on vaata full Pinteresti tiks on ja kõnnid kuskil mõnusal rajal. Kerge elevation, nii et sa ei saa arugi, et sa kõnnid üles mäkke on ja terve aega vahid vaadata on ja see siin on Giving Videviku mets. Me tulime sealt alt. Kuskilt tuleb kohe. Kes see oli see tegelane Videvikus, kes oli mingi What the hell have you been, Luka? Bella, where the hell have you been, Luka? Jacob tuleb puu tagant kohe ja lennutab mind kuskile puu otsa. It's Giving see nagu. Ma saad siin kaamerast pole üldse aru saada. Aga see on nii järsk, et sa astud ühe sammu valesti ja sa kukud sinna fucking metsakuristikku nagu suht hull on kõndida. Ma pean mingi puudest kinni hoidma. For the record sellepärast, et mina arvasin, et me kõnnime mingi niimoodi terve aeg. Ma olen panting like a dog. Higi voolab. Pead kinni võtma vahepeal kuskilt. See, mis nüüd tuleb, tundub ka crazy. Vaadake, me leidsime omal alpikepid. Me jõudsime pikast tõusust ülesse, kuigi üles läheb veel järsemalt. Me pole isegi poole peal veel. Ma reaalselt poetasin just enne pisara, sest mingi vend tuli joostes siit alla. Mul on nii raske, mul on nagu terve aeg, ma hingeldan nii räigelt, et ma ei saa nagu ühtegi sõna rääkida. Nagu ja sa vaatad, me oleme tulnud nii kõrgel on ju, aga siis sa vaatad, kuhu me veel peame minema. Mida? Kuidas ma peaksin üles jõudma, ma ei tea. Aga lihtsalt kõik panevad nii kiiresti meist mööda, aga ma tulen ennast nagu mingi luuser. Okei, aga ma ei taha oma tuju alla lasta, sest see on ikkagi positiivne kogemus. Lähme. No nii, väike paus pingil, väike snäkk. 2,5 tundi on matkatud, vaadake, need lahedad kondlid sõidavad seal. Ma nii ootan, et sellega sõita. Ma poleks elus arvanud, et see rada on nii palju nagu nii järsk tõus. Mina mõtlesin, et see on reaalselt nagu nii palju chillim. Nüüd ma saan aru, miks seal oli kirjas hard. Me hakkame vist suht lähedale jõudma lõpule. Või ma arvan, et me jõuame kohe sinna, kus on kohvik ja vets ja nagu nii-öelda nagu lõpp. Aga et siis, kui sa tahad sinna kõige tippu, siis natuke peab veel matkama. Okei, viimane pingutus. Appi mu taga tulevad ilge jooksuga mingid inimesed. Ma näen teisi matkajaid, kes meist mööda tulid. Ja ma näen majakest. Tundub, et siin on kohvik ja vets ja siis natuken on veel sinna kõige lõppu ja siis pärast saab kondliga alla. Okei, ma otsustasime, et me teeme viimase pingutuse sinna kõige ülesse ja siis tuleme kohvikusse, sest ma kardan, kui ma praegu kohvikusse istun, siis vabandage väga, ma ei tõuse sealt enam. Nii et viimane pingutus algab nüüd. Kiire geograafia tund, kui ma vaid ise saaks aru. Okei, see alumine on arusaadav. Me vist jõudsime siia, see oli see Katrin, kuhu me tahtsime minna ja see ütleb, et on siit veel 40 minutit ja siin on kirjas sure-footedness, no fear of heights ja good footwear is required. Ainus asi, mis ma nagu kinda saan öelda, on, et no fear of heights, aga kas mul on kindlad jalad? Ma ei tea. Ja good footwear, nagu kas nad mõtlevad seda, et mul ei ole plätud, et mul on jooksutossud, või nad mõtlevad seda, et mul on matkatosse vaja, mida mul ei ole. No palun väga, sõbrad, ma ei tea, millesse ma end mässisin. From here only for experienced hikers. No jah, mida iganes. Ma just panustan sellele, et nagu väga paljud tulevad siia kondliga ehk full plätudega, ehk ma loodan, et see tee siia üles oli ka for experienced hikers. Et ei ole midagi väga palju ekstreemsemat. Praegu tundub nice lihtsalt trepp. Famous last words kindlasti. Okei, update. Mulle tulid mingid pered väikeste lastega vastu, mis on lootustandev. Aga see on alati üli humbling, kui sa teed midagi, mis sulle on üliraske. Ja siis tuleb mingi väike 10-aastane poiss mingi. Easy. Tulge vaadake seda. Seal on siis see kohvik, kust me just mööda tulime. Ja siit läheb edasi. Vau, need vaated lähevad nagu iga 5 minuti tagant ainult ilusamaks. Ma just sain aru,
et see on see koht, kuhu me terve päeva matkanud oleme, ma hakkasin nutma. Mul on nii hea meel, et varsti saab McDonald'ist. Lähme. Oh my god, sõbrad. See paganama torn on siin. Me jõudsime kohale. Lähme sinna. Oi, seal tundub nii mugav mingi iste. Ohoho. Oh my god, milline well-deserved kiikumine kiiktoolil. Oh! Mida pekki? Mida pekki? Mida see vend teeb? See ongi see, kus see Via Ferrata läheb. Ei, ma olin nagu ülienesekindel, kui ma ütlesin, et me võiks nagu seda ka teha, kus sa need paganama kaablid ostad. Thank God. Wow. Ma panen kohe istet, vaat. Oh my god, kui hea. 4 tundi matkamist hiljem. Me oleme jõudnud selle paganama Katrini tippu ja ma olen nii rõõmus praegu, et vett juua. Ja selle mõnusa kiiktooli peal istuda. Ja seda vaadet nautida. Okei, sorry, otse blogi jätkub, aga nagu see laps on nii väike, kes seal ronib. Mida pekki? Respekt. Ja nüüd on pildid tehtud, kiiktoolil puhatud, snacks söödud, vaated vaadatud, hea tunne tuntud ja on aeg minna tagasi. Meil vist ongi umbes 40 minutit kirjade järgi. Noh, minu tempos võib olla veits vähem või rohkem. Minu tempos võib olla veidike kiiremini. Ei, ma olen väga aeglane. Kuniks me siis jõuame sinna kohvikuni tagasi ja siis vaatame. Sealt saab juba kondlitega õnneks alla. Ma ei kujuteta, kui ma peaks praegu alla minema. Nagu ärme isegi räägi sellest, ma ei kujuteta, kuidas see peaks võimalik olema. Eriti nagu see, kust me kõige alguses tulime, see metsarada. Seal oli nagu nii, et üks vale samm ja sa oled surnud nagu. Nii et seal su jalad on vaata kõige väsinumad ka, nii et mul on hea meel, et saab kondliga alla sõita. Isegi ei taha väga ära minna, sest see vaade on nii kaunis siin. Kahe kepiga nii hea. Ma unustasime kepid elasse, ma läksin järgi. Ma saan aru, miks kõigil need kepid on. Ma olen mingi miks teil need kepid on? I get it. Plus see on mingi thing, et see võtab nagu mingi su keharaskuse mingi protsendi ära nagu. Nii, aga lähme nüüd alla. Nüüd on kõht tühi. Keegi hoiatanud mind, et me kõnnime tagasi mäe tipust alla ja ma pean ikka üles ronima. Ja veel nii rasket teed pidi. Appi, kuidas mina sealt üles saan? Mida pekki? Ma võtsin oma käed appi praegu. Mida pekki? Ja see on tagasi tee vä? Vaadake seda. See on kohvik, kust me mingi 1,5 tundi tagasi hakkasime tulema. Pannkoogid hüüavad mu nime juba. Ma olen nii uhke enda üle. Ja mul hakkas vist väsimusest või higistamisest nii külm, et ma olen nüüd jopega ja naudin oma õunamahla. Ja juba ootan, et spaasse minna. Ma olen ikkagi päris väsinud. Aeg minna koju. Lähme peale. Appikene, see kõigub. Päris kõvasti kõigub. Appikene, miks mul praegu mingi kõrguse hirm tuli? See startis nii kiiresti. Wow! Okei, mida asja? See on nii lahe. Nüüd pole enam hirmust, nüüd on lihtsalt lahe. Vaada kogu seda teed, seal me kõndisime. Tip-tap. Jalgsi. Uskumata. Lips on läbi, mind ootab nüüd spa. Ja peale 7 tundi, jah, te kuulsite õigesti 7 tundi, oleme me jõudnud siia, kus me alustasime. Shout out kõikidele Katrinitele. See mägi, kuhu me ronisime, on teie nimega. Miks me ei võinud valida mingi Mount Maria või midagi? Me lähme just õhtusöögiks McDonaldsisse, sest ma olen nii väsinud. Ma tahan lihtsalt burgeri sisse ajada, magama minna, aga me jalutame. Ja kas te näete seda torni seal üleval? Kas mu näpp näitab sinna poole? See on see, kuhu otsa me täna ronisime. Selle eest ma väärin McDonaldsit. Let's go!
tere hommikust, sõbrad. Eilne McDonald's oli nagu nii vajalik ja ma magasin seal nii sügavalt ja isegi täna nagu ei ole kuskilt mingi mega valus, nagu jalad on väsinud ja mul endiselt nagu kõht valutab veits, aga muidu on täitsa okei olla. Täna me selles mõttes võtame rahulikumalt, et ühegi mäe otsa me ei roni. Tõenäoliselt lähme selle cable cariga kuskile üles ja avastame ikkagi mingeid koopaid ja asju, aga vähemalt ei tee nii kõva trenni. Lõpuks ometi oleme me temperatuuril, kus minu matkajopet ja muid matkariideid, väike seikluspark, on reaalselt vaja, sest siin on siuke veits aheda, mis on päris mõnus. Väike matk, et koobasteni jõuda. Ja seal koobastes on mingi 5 kraadi. Nii et ma tundsin ennast veits lollina, et ma nagu ostsin selle reisi jaoks endale matkafliisi, aga siis ma ei võtnud seda kaasa, sest ilmateade näitas, et 35 kraadi on. Aga õnneks ma panin end kihiliselt riidesse, nii et peaks olema okei. Appi jälle liigume üles mäkke, never mind. Ma pean keskenduma jälle. Oh my god, me tulime siia sisse ja siin on juba nii crispy. Issand, ma panen kõik lukud kinni praegu. Siin on nii küll, ma panin reaalselt kõik olemasolevad lukud kinni. Hea, et ma võtsin paksu peapaela kõrvade peale. Now, then suddenly the 70s, everything changed drastically, which means, of course, the one-rope technique was invented, which holds up to 3,000 kilograms. Käisime koopatuuris ära ja nagu, mul on tunne nagu ma oleks kuskil filmis. See on nii lahe, vaadake seda vibe, me oleme nii kõrgel, siin on väike rajak ja see on nagu, ma oleks kuskil halja filmis. Ja saad aru, muidu on ju liblikad. Oled ükskõik mujal, sa nagu tahad, et liblikas su peale maanduks, nagu ma alati olen nagu maandu minu käe peale. See oli siuke liblikas, kes ei läinud ära. Ta oli meie peas, ta oli kaela peal, sa liigutasid, ta ei läinud ära ja nüüd ta juhatas teed meile, nii et mul on tunne, et see koht on nagu veits maagiline. Ja nagu vaadake, kui tore, siis sa lihtsalt kämpad siin. See on see, kuidas ma kujutsin eilset matka ette, et me lähme mägi ronima ja siis oled niimoodi terve aeg. Me oleme jõudnud imeilusa vaatega kohvikusse näitavaade. Ma võtsin väikse kohvi, mis on crazy, et siin antakse kohviga kohe sulle klaasike vett kaasa. Kui ettenägelik. Ja siis me maitseme nüüd esimest korda, mis need on nagu, ongi siin väga tuntud selline nagu spetsiaalne magustoit, mida öeldakse, et sa pead alati siin mägedes tellima. Ja need on nagu mingi tükeldatud pannkook põhimõtteliselt ploomidega. Mis see nimi oli? Mingi kämmermämmer, kämmersrauh või midagi või? Ma ütlen ka. Kaiserschmarrn. Väga hea. Cheers Kaiserschmarrniga. Kaiserschmarrn. Oh my god, vaadake. Ma nii tahtsin siin reisil kuskil näha mingeid loomi ja palun väga, siin nad on. Mina ja lambad. Vaadake, osad lambad lihtsalt chillivad restoranis. Tere! Oh my god! Mitte isegi mäe, vaid möö. Tere! Möö. Oh my god. Tere! Arvad või? Arvad või? Oh my god. Tulime tagasi hotelli, käisime spaas. Ma armastan spaad. Lugesin oma ajakirjakest ka spaas. Mul algas nüüd just juba 10 päevat tagasi uus režiim elus seoses sotsiaalmeediaga. Et mul on 2 telefoni, ärge küsige, miks see on jutt teiseks päevaks. Aga et ma käingi sotsiaalmeedias ainult postitamas ja siis ma vaatan, kes mulle DM on saatnud ja vaatan mingite sõprade postitused üle. Aga 0 scrollimist. 10 päeva raporteerin, mul on imeline olla. Üks selle positiivne kõrvalmõju on see, et kuna ma ei sisusta oma aega 24/7 millegi vaatamisega, siis mul on isu reaalselt midagi sisukamat
tarbida. Nii et ma võtsin endale lugemiseks sellele reisile selle edasi ajakirja, mis on üks minu lemmikuid. Shoutout Sirvile, kes endiselt minu vloge ja minu tegemisi toetavad, kust ma kõiki oma ajakirju tellin endale koju. No see edasi, ma olen temast rääkinud ka, ta on nagu sisukas ajakiri ja see on praegu nii hea, sest nagu ma olen terve suvi Loki uudistest olnud ka nagu switched off, ma ei ole millegagi kursis. Iga lugu on veits siukse nagu ülevaatliku perspektiiviga, et ta annab mingit konteksti või sellist laiemat pilti mingi probleemi kohta. Nii et see on olnud suurepärane lugemine, see on nagu ideaalne reis, et ma nagu zennin, ma puhkan oma aju ja siis vahepeal ma loen. Kõige suuremat viiluleiba, mis ma olen oma elus näinud. Ja vaadake, kui väike supp võrreldes mu leivaga. Kuigi nagu see on täpselt see, mis ma tahan. Ma tahan, et suppi oleks nii vähe ja leiba oleks nii palju. Meie tänane matkarada on Kalju otsa sinna kõrgele, kui me sinna jõuame. Sinna me tahame minna, aga sealt me tulime. Täiega lahe. It's giving osooni saade. Ega ma ei saa siit paremale vaadata praegu, mul on nii hirmus. See lõpp on lähedal, aga lihtsalt alla tulek tundub. Nii hirmus püha ja ma läheb süda pahaks. Kena, aga siin ongi reaalselt nagu nii hirmus, et ma ei julgenud lõpuni minna. Vaadake, kuidas nad inimesed alla lähevad. Sa teed ühe vale liigutuse, sa kukkud sinna alla. Kuidas siin ei ole mingeid turvameetmeid? Appikene, mul full on jalad värisevad praegu. Appi, ma Loki mõtlen praegu, miks ma tulin siia ülesse, sest ma tean, et see allaminek on nii hirmus. Oli seda kõike vaja nüüd praegu või? Oh my god, tulin sealt, sul on praegu üksinda alla, nii nagu suusareisil, kui sa kardad. Ehk sa lased end nagu tagumiku peale. Ja siis ma slaidisin ennast tagumiku pealt siit alla. Aga nagu, tead, kui sa lased oma hirmu nagu veits liiga kaugele, nagu et sa pead olema endale peaaegu terve aeg, mingi ma ei karda, sest kohe, kui sa nagu actually hakkad kartma, siis see läheb nii palju hullemaks ja mul oli just see, mis praegu juhtus. Mul hakkasid full on jalad värisema, mis on naljakas, sest ma räägin, mul ei ole nagu mingit aktiivset kõrguse hirmu, aga see on tulnud vanusega, mul on siuke tunne. Tere hommikust, sõbrad! Kätte on jõudnud meie reisi viimane ametlik päev, kus me saame midagi teha. Eile me käisime uuesti kõrgel matkamas, me sõitsime rongiga kuskile kõrgele. Ja eile oli esimene päev, kus oli nii palav, et ma mõtlesin, et see kuumus reaalselt tapab mind ära. Nii et tänase viimase päeva puhul me otsustasime tulla nende nunnude türkiissiniste järvede äärde matkama ümber nende, mis esiteks on rohkem varjus ja teiseks loodetavasti ei ole nii mägine nagu see eilne Kalju. Let's go! Me jõudsime järgmise järve äärde. Vaadake, kui ilus siin on. No nii me valisime sellise nii nunnu kohakese ujumiseks. Mina juba käisin ja nüüd on ikka snäkipaus. Siin on kiilid, sorry. Tere hommikust! On aeg check-out'iks, asjad on pakitud. On aeg öelda head aega sellele väga vahvale hotellitoale, mis oli nii nunnu ja sellele vaatele ja hakatagi minema. Ma just vaatasin, kas mul midagi jäi veel, pidin ostma. Mina nimetan neid tampoone eelajaloolisteks, sest need on ilma aplikaatoritega, kuna mul ootamatult hakkasid päevad, siis neid oli vaja. Nii, meil olid spa-kotid, siin midagi pole. Bye room! Kas ma näen, kes alati ütleb nagu, nägemist ja aitäh. Toakene, kus me võisime ööbida. Ei, just me. Okay.
tere hommikust. Lõpuks ometi ma olen tagasi kodus. Eile me lendasime läbi äikesetormi. Ma ei ole kordagi sattunud lennule, kus samal ajal on äiksetorm õues ja ma pidin püksi pissima hirmust alguses. Aga no siis ma rahunesin, aga see oli suht lahe. Ma arvan, et see ongi hea aeg, et selle vlogi otsad kokku tõmmata. Tõenäoliselt nüüd jääb ka sisse nagu väike paus, sest ma tegelikult tahan võtta veits mõtlemisaega ja planeerimisaega sügiseks, et potentsiaalselt midagi lahedat jälle teha, midagi võib-olla uut ette võtta, natuke ennast challenge ida, ma veel ei tea. Aga ma väga võtan kinni teie tagasisidest, mis on olnud ka täpselt see, et kõige parema meelega meiega vaatajatena, sest ma olen ise nii paljude sisuloojate nagu jälgija, obviously, eriti YouTube'is, et me kõige parema meelega vaatame seda sisu, mida nemad kõige parema meelega teevad ja ma arvan, et see on nagu, no ütleme terve suvi, aga nüüd eriti on mul nagu hea mõttekoht, et milline see asi on, mida mina tahan nagu teha ja kas sügiseks võiks nagu tuua mingit värskendavat muutust, võib-olla mitte, eks me näe. Näeme teiega, ma täpselt ei tea veel millal, aga ma luban, et kui ma olen tagasi, siis see on midagi, mille üle ma olen õnnelik ja uhke ja inspireeritud ja ma luban, et see tuleb hiljemalt septembrikuus, et ma ei plaani mingit pikka pausi võtta, aga lihtsalt mul praegu suveks olidki need reisivlogid planeeritud ja nüüd nagu on aeg, et uuesti saada rütmi, mõelda korraks selle YouTube'i vibe'i peale ka. Mulle nagu endiselt on tore teha vloge ja ma tean, et need nagu meeldivad teile kõige rohkem, aga vlogidega juba nagu ma ei tea, viimased 5 aastat on see, et ma suudan nagu paar kuud neid teha, ma olen korraks inspireeritud ja siis mind ajab oksale. Siis ma olen nagu, oota, ma nagu seda aru, see on siuke mindfuck, kui sa ei oska nagu mitte midagi kaameras öelda, sa oled nagu, mida ma üldse siit nagu isegi sel reisil ma olin korra nagu, oota, mida ma pean rääkima, mida ma pean ütlema, nagu sul tekib veits siuke nagu vaakum, kui see inspiratsioon nagu saab otsa ja ma tunnen, et praegu nagu, jah, mul on vaja nagu seda, mis siis nagu on, nagu ruumi tekitada uueks inspiratsiooniks ja obviously ma olengi nagu oma karjääri jooksul nii palju erinevaid asju proovinud ja me oleme teinud podcasti ja me oleme teinud nagu full mingeid everyday vloge ja mingeid vahepealseid asju, aga miski pole välistatud ja vaatame, mida head sügis meile toob, aga ma luban, et ma olen varsti tagasi, see ei ole pikk paus. Mul oli teiega väga tore ja näeme siis juba varsti jälle. Okei, mul juba tekib, ma juba ehitan elevust ise endale ka selle ümber, et nagu ma tahaks, et sügis tooks midagi põnevat siia kanalile ja näemegi teiega juba siis. Cheers ja ciao!